Tere! Mina olen Tallinna Ülikooli Humanitaaria Instituudi ajalooõppe esimese aasta magistri tudeng ja ma tahan teile täna rääkida eestlaste muistsest vabadusvõitlusest, aga ma tahan seda teha natukene huvitaval viisil võib-olla paljude jaoks, kes te olete võib-olla siin YouTube'is varemgi näinud erinevaid ajaloole pühendatud videosid ja ma võtan sel korral muistse vabadusvõitluse ette läbi 5 erineva perspektiivi. Me lähme siis nüüd üheskoos aastates 1206 kuni 1227. See tähendas siis eestlaste jaoks umbes 2 aastakümmet, mis oli täis sõdu, erinevaid kokkuleppeid, reetmisi, väga verist vastupanu ja selle perioodi lõpuks vallutasid siis sisuliselt kogu Eesti ala, nii Saksa, Taani ja osalt ka Rootsi väed. Aga see, kuidas me sellest räägime, sõltub täiesti sellest, kes sellest jutustab ja mis ajast on see autor pärit. Nii et ma kutsun teid rännakule, et koos siis vaadata, kuidas sama sündmust, ehk siis muistset vabadusvõitlust, on kirjeldatud 5 erinevas teoses, 5 erineval ajal. Ja me alustame keskaja kroonikast ja tuleme välja siis tänapäeva teadusliku käsitluseni. Ja minu küsimus on tegelikult lihtne ja ma soovin, et te minuga siin kaasa mõtleksite. Kuidas kirjutatakse ühe rahva lugu ja kelle lugu see tegelikult on? Ja alustame siis kõige varasemast häälest, ehk siis Läti Henrikust. Tema Liivimaa kroonika on kirjutatud 13. sajandil ehk siis vahetult sündmuste järel ja see pole mitte kaugeltki neutraalne ajalugu. Tema vaatab juhtunut läbi vaimuliku vaatenurga, oli ta ju nimelt siis piiskop Alberti otseses teenistuses. Tema kirjapandu on ristimise ja karistamise lugu. Hendrik räägib eestlastest enamasti kui paganatest ja Taani kuninga Valdemar II 1206. aasta retk Saaremaale on siis tema kui krooniku siuke hea hetk pinget tõsta. Ehk siis taanlased süütavad linnuse põlema ja lähevad minema ja sõnum on siin selge. Paganad on ohtlikud, ettearvamatud ja metsikud ja hilisemad verised sõjaretked saab siis juba ette niimoodi kõik ära põhjendada ja õigustada. Ja siis tulevad karistusretked. Henrik kirjutab üsna neutraalselt, kuidas riialased rüüstasid külasid ja tapsid paganarahvast, aga kui eestlased siis vastu löövad, toon muutub. Kui kristlased tapavad, on see õiglane sõda. Kui eestlased tapavad, on see barbaarsus. Ja sama muster jookseb läbi siis ka Ümera lahingu kirjeldustest. Ta kirjeldab, kuidas eestlased sõjavange elusalt praadisid ja nende selgatele ristid lõikasid ja need detailid ei ole minu hinnangul juhus, need loovad pildi rahvast, keda on vaja vallutada ja parandada. Ja krooniku lõpuosas on Henrik juba üsna kindel. Eestimaa kirik on Liivimaa kiriku tütar ja eestlased tunglevad suisa ristimisele juba seal lõpus ja paganlik tarapita tuleb siis maha jätta. Ja rahu ei ole siin mitte 2 poole kompromiss, vaid see on täielik allutamine, mis siis niimoodi pakitakse selliseks ilusaks lunastusnarratiiviks. Hüppame nüüd rohkem kui poole aastatuhande võrra edasi. Aasta on 1798. Karl Lieb Helvig Merkel kirjutab sellise raamatu, mille pealkiri on Liivimaa esiaeg mälestuste sammas papi ja rüütli vaimule. Ja tema jaoks ei ole ristisõdijad enam mingid kangelased, vaid sõna otsese mõttes on röövijad ja rõhujad. Ja ta ütleb lausa, et ka vallutajad ise said osa ristiusu jõukamast õnnistusest, neid hävitati peaaegu täitsa ära. Ja Merkelil on täiesti teine väärtusruum, ta näeb lätlasi ja eestlasi tasase, inimliku, rahuliku rahvana, kelle vastupanu on moraalselt õigustatud. Siin sünnib õilsa pagana kuju. Rahvas, kes pole kunagi maade äravõtja, vaid pigem süke luule, muusika ja vaatad isegi süke vabarlikliku korra kandja juba. Merkel paneb eestlased ja soomlased suhteliselt ühte patta. Me oleme siin vaprad meresõdijad, poeetilise hingega vabade kogukondade rahvad ja ristisõdijad, seevastu on siis tema käsitluses sissetungivad röövlid, kellele siis eestlane mõõk käes niimoodi vastu astub otse koheselt, väga visalt. Ja Merkel selgitab, et just see murdis siis meie rahvusliku meele ja muutis siis eestlase häkiliseks ja kättemaksu imuliseks. Aga tema tekst ei ole lihtsalt ajalugu, vaid see on siuke rahvusliku trauma ja väärikuse lugu. Merkel annab rahvale tagasi kangelasliku mineviku ja sellest saab siis hiljem rahvusliku ärkamise üks väga tähtis vaimne vundament.
1930. aastate sõdade vahelises Eesti Vabariigis kirjutab Hans Kruus koos kaasautoritega õpiku Eesti ajalugu number 1, esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Ja vabadusvõitlusele pühendab ligi 100 lehekülge ja see pole muidugi mitte mingi juhus, sest et see on saanud nüüdseks ikkagi rahvusliku identiteedi keskseks looks. Kruus tõdeb kohe alguses, et sakslaste esiletõus Läänemerel oli poliitilise, majandusliku ja kirikliku ekspansiooni algus. Ka tema kasutab selliseid sõnu nagu paganad ja rüüsteretk, aga rõhuasetus on siin teine. Eestlased ei ole siin mitte probleem, vaid subjekt. Ja ta nimetab sõda pöördepunktiks kogu Baltikumi ajaloos. Ümera lahingu kirjeldus järgib Henriku kroonikast juba niisugust tuttavat liini, aga tonaalsus on palju neutraalsem, palju vähem on niisugust sensatsiooni ja palju rohkem on distantseeritud sellest keeleliselt. Samas ei varjata siin vägivalla ulatust, rüüstevägi ikkagi toimetas laialisel maa-alal veretööd, mehed tapeti, poisid ja tüdrukud võeti vangi. Ja Kruusi jaoks on siin võtmesõnaks ühisaktsioon. Ta rõhutab, et tegu oli kõigi Eesti maakondade ühiselt peetud sõjaga, kus tõusis eestlaste poliitiline ühistunne. Kaotuste põhjused on siis tema käsitluses pigem ikkagi materiaalsed, strateegilised. Tuli pidada 2 rinnet sakslaste ja taanlaste vastu ja ressurss oli liialt napp. Ja siin on selgelt siuke rahvusromantiline järeldus, kuhu ta jõuab, et kaotus on küll täiesti totaalne, aga moraalne võit jääb siiski eestlastele. Ja Kruus lõpetab mõttega, et vabadusvõitlus näitab meile, kui eluliselt tähtis on siiski ühiskonna koondamine ja ühisteadvuse arendamine. Et muistne vabadusvõitlus kujuneb siin rahvuslikuks õppetunniks, et me ei mõtle siin mitte ainult minevikust, vaid ka juba tulevikust. 1950. aastate Nõukogude Eestis kirjutab Gustav Naan koos Artur Vassariga Eesti NSV ajaloo esimese köite ja juba siis peatüki pealkiri ütleb päris palju. Pealkiri on siis järgmine: võitlus Saksa-Skandinaavia röövvallutajate vastu, feodaalne killustumus. Siin tuleb selgelt mängu marksistlik-leninlik ajalugu ja muistne vabadusvõitlus muutub oluliseks episoodiks klassivõitlusest. Naan nimetab siis 13. sajandi algust perioodiks, mil Saksa feodaalide röövvallutus katkestas kohalike rahvaste normaalse arenemise ja heitis nad siis sajanditeks feodaalkoloniaalse ikke alla. Ja kõik käib tema käsitluses tootmise, tootlike jõudude ja majandusliku ekspluateerimise keeles. Ja väga huvitav on minu jaoks Naani sõnakasutus, et ristisõdijad on tema jaoks penirüütlid. Et see on sõna, mis on korraga nii halvustav kui ka väga kõnekas. Ja ka Ümera lahingus võib välja tuua, et ei võida mitte siis lihtsalt eestlased, vaid penirüütlite purustamine on siin märgilise tähtsusega. Ja teine oluline nihe, mis tuleb mängu, on venelaste roll. Ja venelasi muidugi ka varem ei ole nagu kuidagi eirat. Et kui Kruus rääkis siin Eesti maakondade ühisrindest, siis Naan räägib venelasest kui liitlasest, kes korduvalt appi tuleb. Ja röövvallutajate read siis täienevad igal aastal uute kolonialistidega. Ja Vene-Eesti liitlasväed saavutavad siis aeg-ajalt hiilgavaid võite ja Tartu kaitsmisel ilmub lavale ka Jürst Vjatško. Naani jaoks on siis ristisõjad tõesti vaid järjekordne kapitalistliku imperialismi vorm ja muistne vabadusvõitlus on siin klassivõitluse alguspunkt, mis küll ajutiselt kaotatakse, aga mille ajalooline õigus realiseerub siis hiljem Nõukogude võimus. Eestlased on rõhutud rahvas, vallutajad kehtestavad imperialismi ja kapitalismi tumedaid jõude, siis on just venelased need, kes tulevad ja need jõud purustavad ja viivad meid sinna õigele poolele ajaloos. Ja nüüd me jõuame aastasse 2010, kui ilmus Andres Kasekampi A History of the Baltic States, mis on täiesti kaasaegne teaduslik käsitlus ja püüab siis eelmiste sajandite ideoloogilised kihistused suhteliselt lahti harutada. Kasekamp nimetab Eesti alade elanikke 12. sajandi lõpus Euroopa viimasteks paganateks, aga ta ei tee seda Henriku stiilis mitte hukkamõistvalt, vaid ta teeb seda kirjeldavalt. Ta rõhutab, et paavst ei olnud ristisõdade peamine algataja, vaid pigem reageeris siinsete missionäride ja piiskopide palvetele. Sellega ta asetab siis Liivimaa sündmused laiemasse lääne kristluse ekspansiooni projekti, et see ei olnud nagu mingi väike nurgamaa draama, mis siin käis. Kasekampi sõnavara on suhteliselt neutraalne, ta räägib hõimudest, mõõgavendadest ja ristisõdadest, aga mitte röövvallutustest või kangelaslikust võitlusest.
ja eestlased pole tema käsitluses mitte siis metsikud barbarid ega ka üllad rahvuskangelased, vaid pigem sellised regionaalsed poliitilised tegutsejad, kes lihtsalt siis olid killustunud maakondade ja sisemiste pingete vahel ja need alliansid meil siin pidevalt muutusid. Ja samuti märgib siis Kasekamp, et ristisidjad kasutasid kampaaniates sageli hiljuti ristitud eestlasi ja samane niisugune poolte vahetus oli nagu väga tavaline ja sõltus täiesti sellest, et kus see jõuvahekord parasjagu nagu parem oli. Ja ka venelased ei ole enam automaatsed liitlased, vaid pigem tema käsitluses oportunistid, kes siis kord rüüstavad, kord aitavad, täpselt nii, nagu neile endale parem on. Ja oma käsitluse lõpuosas märgib siis Kasekamp, et umbes 1226. aastat peetakse üldiselt ristisidjate edukaks lõpuks selle sõja osas, aga ta lisab kohe, et tegelikult saarlased tegid veel mitu ülestõusu ja mässu. Ja tema jaoks on oluline, et see lugu ei ole mingi siuke must-valge kaotusvõit skeem, et see on ikkagi pikem protsess, kus ristisidjad siis institutsionaliseerivad oma võimu, lähevad linnused, kirikud, halduskeskused ja see määrab siis tegelikult kogu meie Baltikumi ühiskonna korralduse siin sajanditeks paika. Kui me nüüd paneme need 5 teksti kõrvuti, siis me ei näe ühte kindlat tõde vabadusvõitluse kohta. Me näeme siin 5 erinevat lugu. Henrik räägib ristisõjast kui jumaliku korra taastamisest ja eestlastest kui ohtlikest paganatest, keda tulebki vallutada ja ristida. Merkel pöörab selle jällegi pea peale, tema jaoks on eestlased ja lätlased väärikas, rahumeelne rahvas, kelle vastupanu on õiglane, kelle orjastamine on ajalooline kuritegu. Kruus kirjutab selle kõik ümber kui rahvusliku identiteedi sünniloo, et see on kangelaslik, kuid lüüa saanud võitlus, aga samas õpetas meile ühtsust ja ühisteadvust. Naan valas kõik selle marksistliku vormi, tegu oli klassivõitlusega röövfeodaalide vastu ja lõpuks siis ajalugu ikkagi sai võidu, kui tuli Nõukogude Liit. Ja Kasekamp siis püüab neist kõigist sammukese tagasi astuda ja paigutab siis ristisõjad Euroopa perifeeriasse ja näitab siis eestlasi ja nende naabreid poliitiliste tegutsejatena, mitte ainult ohvrite või siis kangelastena. Ja need ei ole lihtsalt erinevad stiilid, need on konkureerivad tõlgendused, mis on ajaloos väga tavaline. Need räägivad pigem sellest, millist maailma autor ise tahab ja teab, kuivõrd siis sellest, mis 13. sajandil päriselt juhtus. Ja muistne vabadusvõitlus ei ole ainult lugu sellest, kuidas me kord kaotasime, see on lugu sellest, kuidas me korduvalt oleme seda kaotust ümber mõtestanud ja ümber mõtestanud ka seda, kes me oleme, kus me tuleme ja lõpuks, kelle käes on siis õigus öelda, et see on meie ajalugu.